Kõige toredam asi igasuguste ürituste juures on, et tuleme kokku, et koos rääkida sellest, mida me oleme koos toredat teinud. Et see on nüüd täpselt see koht, eks ole, et me vaatame koos seda, mida me oleme koos teinud. Mitte kõik, aga vähemalt mingi osa. Nii et uimikute invasioonid saartele, Make ja Grafinna. Ja ma olen Sveti. Sa oled assistent? Ma olen assistent. Jah, okei. Kõigepealt siis pead ütlema, Make, sina ei sega vahele. Ma ei tea, miks kõik ütlevad seda, aga igas mõte ka. See on lause, mida peab ütlema. See on lause, mida peab ütlema enne iga nägi algust. Nii, ühesõnaga siis aastal 2014 tekkis niisugune asi, et mul tekkis palju raha. Ja sai mõeldud sõpradega, mõnda inimest ma tundsin, et mida teeks. Kas maksan nüüd mingid mõttetud laenu ära või siis korrataks midagi ära. Ja siis sai mõeldud, et kuna ma Naissaarel olin just 13. aastal koos töökaaslasega käinud, siis mul peaaegu tuttav ka. Ja siis mul töökaaslasega korraldasime, üritasime alguses 2 kaotriga minna, aga selgus, et tuul kipus natukene suuremaks minna, siis me saime kalapaadid. Ja aga selgus, et tuul oli natuke veel parem. Et see oleks peaaegu juhtunud see, et oleks see ulmeliit ära uppunud. Mingi hetk oli isegi see paadi kruvi oli juba veest väljas. Tegelikult oli vist niimoodi, et see ametlik reis jäi üldse ära. No, ja ebaametlik tuli. Jah, täpselt nii oli. Aga põhimõtteliselt esimesel üritusel mina mäletasin, et on 14, aga nii palju, kui me kokku lugesime, tuli ainult 13. Üks uppust ära siis oli. See on see loomulik kadu, mis ajult kaob ära. Põhimõtteliselt osalejaid oli siis 14, 27 september rääkisime välja, et see 28 september oli muidugi see Estonia uppumine. Et see umbes tuul oli samasugune. Me oleks peaaegu selle auksi on ise kasutuslik läinud. Nüüd koormasime ju paadi üle. Nagu siin ma mäletan, et kapten ja kaptinna ja 2 meist veel ei roopinud viisakalt öeldes. Üled ja olid õnnelikud, said kõudu jääb. Osalejaid oli siis Ene Kallas, Jüri Kallas, Ove Hillep, Messavana, Taavi Kalju oli millegipärast kohal, Kristjan Jaak Katsep. Temal oli au ja kiitus oli see, et tema aitas tagasi rahaliselt, et mul raha jäi puudu juba. Siis oli Manjakide tänav, Anne Mai, Veiko Pelligals, Eli Hiljepäe, Hindrek Sootaks, Jana Raidma ja keegi Margus, ma ei tea, mis Margus oli. Ja pluss üks, keda ma ei mäleta. Kui keegi tunnistab, mäletab, et tema oli ja õigaku kõva häälega. Selle rahaline osa maksin kõik midagi. Jännet ja esimesel ei olnud. Jänne tuli hiljem, jah. Piltide järgi ei ole tuvastada. No üritasin neid pilte tuvastada. Muide need pildid, mis siin on kõikide erinevate saarte peal kokku ja lasime lihtsalt slaidi sõuluma. Et nad ei ole praegu Naissaare peal. Kui kellegi tekib küsimus, mis ka... See on Aktsisaar näiteks. Seal on lihasööjad ambad. Aktsisaar oligi siis teine saar, see 6 aastat hiljem, aastal siis 2020. Osalejaid oli 13. Priit Soobel, Tiina Soobel. Priit Soobel tegelikult, ma ei tea, tegelikult on Osvald Soobel või siis Priit Jaaniste. Ene Kallas oli 3. Eli Hiljepäe, Taavi Kalju, Rait Eder. Rait ei saanud esimene kord tulla, sest sellepärast ma raha kogusingi, et Raido juurde omaani minna. Et ta oli kaugel sellest. Janne Eder, Priit Öövel, Erik Pratske, Tanel Raja, Andres Jõesaar, Liina Freifald ja jälle mingi Margus. Kokkuvõttes on mina peale saab käima. Aktsisaar on nüüd suletud, et peale meie käimist enam ei lasta sinna ligi. See on looduskaitseala, et see on ainukene koht, kus on lihasööjad lambad. Nad panid kõik kohalikud lehmad kinni.
aga ütleme see kallas olev Skoopa saun, see küll oli. Ja seal oli üks jube hea saun oli, et lähed sisse, ta oli pool päeva köetud, lähed sisse, külm nagu karusoobas. Aga viskad leili, 120 sees jälle. Nii kui leili ära kadus, jälle külm. Kahjuks me ei saanud seal kaua olla, sest mingi teine seltskond oli sisse. Õhtul meid enam näinud. Lambad oli käinud. Pandid oli. Kas see oli see, kui Andres ja Liina tulid kurjale? Jah. Ja see oli see. Viisid Ene ka minema. Jaa, Ene oli kaasa. Ene on veteran, et aga kõigil käib. Ja sellepärast ma ütlesin seal. Tegelikult veteran on, praegu on 3 järgi jäänud. Ene, Taavi ja mina millegi pärast. 3. saar. Nüüd on siis põhimõtteliselt meil juba kokkulepped juba olemas, et eelmise saarega otsustame kuhu läheme. Et esimesed 2 oli nagu põhimõtteliselt minu riisikul 3. saar, Pedassaar. Selle maksin ka mina julmalt kinni. Pedassaarel on siis ainult 12 inimest, juba vähenes. Andres Oja, Taavi Kalju, jälle Heli Illipe. Heli on 4, kes on kõigil käinud. Jaa, Heli on käinud. Ene Kallas, Erik Pratske, Lianne Teder, Priit Öövel, Tanel Kaja, Merike Väljots, Silver Türk, Katalin ja jälle mingi Margus. Ma ei tea, miks on Margusi jube palju. Pedassaar oli siukene koht, kus on nagu pikk saar, ranniku ligidal, jube tuuline. Seal on ainult tuul ma ei loonud. tea, miks sa tuulest maksid. See oli peale kauba. Enamus inimesed jäi kõik kaasa, mina. Mina ei tea. Ma murasin väljast telvis, sellepärast ei tea. See pilt on praegu Moonid. jah. Ja see on, kui raha vaetakse. Korraldamise rõõmuks 2 aastat järjest. Sest me 1 aasta jäi ära sellepärast, et meri oli nii tuuline, et me ei saanud saarele. Ja sellepärast on üks vahe sees, et saartel me oleme käinud siis 12 aastat ja 6 saart. Et põhimõtteliselt pooled, aga me esimene ja teine vahe oli päris pikk. No 1 aasta ära pealt ära jäänud. Jah, selle me kohe jõuame. Kerile viime ju. Et 4. saar, Prangli. Pidime minema Kerile, aga Keri joped leidsid, et nemad ei sõida paadiga sel päeval. Jälle tuul on kuidagi liiga suur. Aga Prangli oli põhimõtteliselt Keri poole tee peal. Aksist natukene edasi, ainult 3 kilomeetrit vahet. No ütleme niimoodi, et mingi tuleks ka see Pranglile minemata jäänud, sest et oli lootus, et Kerile ei saa. Ja siis mina sattusin ma masendusse. võtsin Prangli kodulehe lahti ja leidsin 10 minutiga ööbimiskoha, kus meid vastu võtakse ja plaanide muutus käis kiire. No ühesõnaga tundub, et jääd hea kuule. Prangile jõudsid ainult 10 inimest. Aime Makke, ma ei tea, see on mingisugune, kuidas ütelda, perekonnavärk. Leegvärk mul on ka Makke juba. Jah, muidugi on. See on üks vähesed, kes on ebaulmik siis. Me saime lõpuks teada, et sul on sama naine. Ema, jah. Ema, jah. Siis Erik Pratske oli kohal, Lianne Teder, jälle Taavi Kalju, Katelin, Tiina Soobel, Sulev Jaaniste, Rait Teder, Heli Illipe. Viimast ma ei ütlema, jälle Margus. Vaata, sellega oli see probleem, et meil keelati Makke nime kasutamine ära, sest öeldi, et meil on see rohkem üks. Ja seal oli jah palju Makkeid. Me ei tahtnud seal Makket otsustada. Kõigil Prangli saar oli mul selles suhtes tuttav, et see on need viimased lehmad, kes lammaste poolt nahka pandi. Prangli oli siis see, et seal oli mul sugulased elavad siiamaani, keda ma olen väga harva külastanud. Sportmassidesse. Siis 5. saar, Osmussaar. Selle põhimõtteliselt esimene saar, kus mina orgkommunitees oli nii palju, et mina tegime selle evendi. Aga organiseeris seda Heli Illipe siis. Ja kõik rahad maksime talle, et selle esimene kord, kus oli osalustasuga. Mina ei oska neid raha küsida, sest me ei küsinud ka, kes tahtis see andis, kes ei tahtnud ei anda.
aga siis Osmussaarele tulid kohale Priit Öövel, Ene Kallas. Kuna heli korraldas, siis oli tema ka kohal. Siis oli see Osvald Soobel, Tiina Soobel, Sulev Jaaniste, Janne Teder, Taavi Kalju, Rait Teder, jälle see mingi Aime Makke. Siis oli helil oli kaaslane nimega Toivo Suvi, Veiko Pedials, Margus, 12 inimest jälle. Et põhimõtteliselt meil on kohal olnud kõige vähem 10 ja kõige rohkem siis see imaginaarne 14. Muidu on siis 13 on olnud 3 vähemalt. ja seal tehti ka see strateegiline viga, kus otsustati saare peal ära, kes järgmist saare reisi korraldab. Tegelikult seda hakkasime otsustama juba Pedassaarel. Pedassaarel oli ju see kokku pannud. Aksil tegelikult hakkasime mõtlema, et see võiks nagu tihedamalt käia kui kord 6 aasta tagasi. Et juba tegelikult Pedassaare panime Aksili kirja. Ja siis ma evendi tegin põhimõtteliselt aasta enne juba ära, et siis vaikselt saame mõelda. Pedassaarega oli see, et ja Aksi oli abiliseks mul Andres Jõesaar, kes vaatas mulle need inimesed, kes üle algselt pidi ta ise vedama, aga ta hakkas jonnima. Pedassaarel ta ise ei tulnudki, et siis pidime ikkagi kuidagi ise hakkama saada. Nii, viimane saar, see on Mohni. Et seal käisime eelmine aasta, Osmussaar oli siis 23 aasta. Ja ütleme, Osmus, alates Pranglist me loobusime septembris käimis, et septembris kipuvad igased hooajad läbi saama. Et ja edaspidi oli augusti lõpus, et Mohnil oli näiteks 23 august, Osmussaar oli 26 august, Prangli oli kõige varasem 20 august, siis oli mingi püha ka veel. Pedassaarel oli 16 september, Aks oli 26 september ja Naissaar, nagu ma ütlesin, oli 27 september. Mohni saarel oli osalejaid 13, Rait Teder, siis Tiina Soobel, Priit Soobel, Taavi Kalju, Heli Viilipe, Toivo Suvi, Janne Teder, Ene Kallas, Šass Veelmaa, Meelis Ivanov, Liljan Vuks Ivanov, Sulev Jaaniste, Margus. Ja Mohni korraldaja on see Kõhna poisake, keda nimetatakse Rait Tederiks. Tegelikult Mohniga oli see, et me pidime 2 aastat korraldada, nagu ütlesin, meri oli tormine ja siis tegime alternatiivse saunaürituse minu juures. Jah, ühesõnaga mõni saar on toimunud ka siis mandri peal. Ja sellepärast pidu pidamata jääb. On mingi küsimus? Tahad rääkida? Mida ma... See on Prangli kirik. See on Prangli koer. See oli ilmselt kõige sellisem rahvarohkem ja asustuse rohkem saar. Prangli saar on selline, et seal on, ta on põhimõtteliselt üks pool saarest on inimtühi, hästi soine. Aga teine on väga teine on põhimõtteliselt, seal on isegi kool olemas, 9 inimest on tavaliselt õpivad seal. See on selline koht, kus maa sees tuleb mingi gaas välja, seda võib põletada. Ja siis meile õpetati, kuidas seda kustutatud. Pidutut vanniga. Põhimõtteliselt puhuti otse sinna torusse sisse, siis see kustus ära. Aga muidu gaas tuleb kogu aeg sealt välja. Ja no traditsioon on see, et kui saame kohale, siis peaaegu kohe tahaks nagu käia saarel vaadata ringi, sellepärast et õhtul on juba liiga hilja ja järgmisel hommikul tahaks ära. No põhimõtteliselt ja meil on kuskil mingi 12 paiku on vaikselt ära hiilinud. Just. Lähima paadi peale. Prangli oli see, et vaata, me tahtsime sinna majaka juurde saada, siis tegime eraldi tripi, et ja seal oli küll juba tagasi tulles oli see, et mootor üle kuumenes, et siis kas ikka jõuame. Aga see kõik on olnud, need ekskursioonid on rangelt vabatahtlikud, ehk siis osad inimesed jäävad alati maja juurde hängima ka. No Pedassaarel mina tuiskasin ees ära, läksin üksinda, teised olid midagi pärast omavahel koos, ma ei tea, mis nad seal tegid. Aga mina vaatasin need obrikaid ja linde ja tõukad hästi üksi iseseisvalt. Pilti ma ei teinud, sest selle Pedassaarel oli Pranglil oli see, et ma oskasin tahvli Taavi auto vahele jätta, see läks natukene märaliseks.
ja Moonil oli veel see, et me võtsime spetsiaalse giidi, kes rääkis. ja see oli see väga lahe giid oli, laulis meile seal ja. Osmussaarel oli ka meil giid. Jah, oli küll. No Osmussaarel oli see kohalik elanik, kes on. No põhimõtteliselt omanik, jah. No tegelikult on seal vist 5, nüüd on 5 põhielanikku või noh, üle talve elanikku. No Naissaarel tol ajal elas 2 perekonda. Üks oli vist ära, aga äkki on asendatud. ja seal trammil oli see Saarevahter oli ka väga lahe. Ta rääkis seal igast ägedaid lugusid ja kuidas turistid tulevad üle jää teadmata, et seal on keskel mingi jules süvavik. Kus on nagu jääalad keskel õhuk. See oli vist Moonil. Vabandust, see on Moonil rääkis see. Sest ta praktiliselt ei olnud. Ei, see nüüd pole olnud jah. Mooni vahel on vist 70 meetrit, kui ma ei eksi. Jaa, et põhimõtteliselt talvel ükskõik kui külm on, siis seal võib ikka läbi kukkuda. Inimesed jaa, need jätke meelde, kui tahate talvel tasuta minna Moonile, siis võite aru, jah, võite aru. Minge ringiga. Ma olen käinud tagasi olles oli huvitav vaadata, kus oli jah, vahepeal vaba. Võlge kujusid. Siis häbitu reklaam muidugi. Sel aastal on plaanis siis 7. saar läbi külastada. Selleks on siis Piirissaar meil valitud. Tema korraldajaks on, ma näpuga ei näita, aga üks tema. No, natukene jah. Tegelikult 3 korraldajat jah. aga see, kuulge, igal juhul selles mõttes, see, mis ei tee reklaami, teeme ikka. Et me oleme, kuna me kogu aeg valime, noh, meile mõtlesime, mis see Vainloo, jah. Aga Vainloo saar kõige, noh, kaugem ja lahedam, väga tahtsime sinna minna, aga sinna mahub Taavi Kalju üksinda. Ja ta ütles, et sinna ei saa rohkem. Aga igal juhul me valisime siis selle kord sinna Tartu lähiste see Piirissaare. Ja oleme plaaninud selliselt, et praegu veel saab sinna tulla ka, nii et meil on 23 august. Jah, 22-23 august toimub ja 22 juuli tahaks nagu nimekirja kinni panna. Praegu meil on bronnitud igaks juhuks 20 kohta ja see tähendab siis nii, et sinna läheb liinipraam ja see liinipraami pilet on mingi 4 eurot vist oli või kuidagi nii. Et siis oleks nii, et igaüks, kes tuleb seltskonnaga, ostab ise mulle selle liinipraami pileti. Meil on see bronnitud üks koht, kus saab ööbida, üks hostel. Ühe vene nimega mehe juures, Ruslan näiteks vist olla. Seal vist ongi venelased enamjaolt. No igal juhul, ta räägib eesti keelt. Igal juhul Ruslani juures ööbimiskoht maksab 30 eurot ja õhtul teeme koos süüa, vastame ühise toidu. Saame see saunaruumi üürida, saun on kogu seltskonnale kokku 100 eurot, mis me jagame kamba peale ära, kes tulevad. Ja siis hommikusöögi teeme ka ühiselt ja siis järgmine päev saab ära minna. Ja mõtlesin just, et... Ärge unustage seda, et hästi halb seltskond on. Aga selles oluline on see, et need, kes lähevad ka, eks meil on tehtud oma see Facebooki grupp, et eelkõige seal, aga kes Facebooki ei kasuta, siis saame ka suhelda ju teiste kanalitega, telefon või e-mail on ju. Aga seal me paneme üldiselt ka kirja, et kõik, kes on, saavad juba näiteks teavad, et nad lähevad, saavad piletit ära osta, kes tahab, ma tean, enne minna, pärast minna, saab ise otsustada ja me plaanisime, et seal käib üks süke rong või tramm. See rong mahutab 35 inimest, et saab tiiru teha peale. Et siis mõtlesime, palju meid tuleb, et me võtaks siis ühe selle rongiga koos giidiga siis selle ekskursiooni, et siis saame kõik koos minna ja siis kui meid ainult 10 läheb, siis ta jääb natuke kalliks meile, eks ju, aga kui nad ainult meie jaoks teevad. Aga kui meid tuleb rohkem, siis on okei, et nagu seal hostelis on 33 kohta, aga meid praegu on broneeritud 20 ära, eks ju. Nii et kui kes tahab või päriselt mõtleb, et võiks tulla, siis kas seal Messengeris kirjutate mulle või lianne.eder@gmail.com ja siis ma pean nüüd nimekirju ja siis me ühiselt peame seal see autoekskursioon on 20 euri. Lihtsalt nägu, eks. Jah, aga kui meil vähem on, siis võib-olla me peame järsku kuidagi katma, ma ei tea, seda ma et selline plaan on. Ja siis me jälle pärast jälle otsustame, kuhu me lähme ja kes korraldab, et siis selles mõttes. See mooning. See viimane saab. Aga kui keegi tahab, võib kohe rääkida ükskõik kellega meist, eks ju, et teate, et tuleb. Igatahes väga lahe on see. Ja see kui Tartu mõistab, siis Tartu omad rohkem oodatud isegi. Millal makke jälle korraldab?
siiamaani seal. Siis kui ma rikkaks saan. Ühel pildil oli näha, kuidas Margus väga galantselt juhatas Tiinat üle kivide. Ma avastasin, et ma kivide peal kaotan tasakaalu. Mina ei mäleta sellest midagi. Aga see on pilt süüdistada teid ka. Kahjuks on mul on see tagupidi pattud, et ma ise vaatan, aga ikka Margus on. Muidu ma ei tea iga kord ei mäleta, sellepärast ma ei tunnista ka. See on mu ema, sest see aimemakki siis. See oli nagu uus poeg. See on kählik. Jaa, see oli vastus. Osmussaare kählik, kes oli... Oskas prügikotti endale pähe ajada. Prügikott, see oli Rakvere lihakombinaadi grillvorsti kott. Lõhnas grillvorsti järgega või maksimoolis. Aga seal oli vorsti sees ei olnud, alt lõhn oli, ta ajas pea sisse, ei saanud seda enam ära. Ja see tekitas elevust vähemalt 3-4 tunniks. Ja seal oli, põhimõtteliselt oli lõpuks see, et nad ei tahtnud seal Osmussaare peal lamaste pidamise pärast kiskjaid loomi ühtegi ja nad tegelikult hea meelega oleks selle kähriku ka maha lasknud, kui oleks jahimees kohal olnud. Aga me otsustasime, et natuke liiga ebainimlik on lasta tal ära lämbuda, sest see kott tal hingamise käigus niiviisi käis seal. Sest tal on need suured karvad, eks ole, pea oli nii sees, et ta ära enam ei saanud. Siis kui ta hingas, siis see kott liikus. Ja lõpuks sai võetud siis, kuna see oli grillvärk, kus ta selle pihta pani, siis päästeoperatsioon toimus grillitarvikutega. Siis need silikon otsaga need grilltangid, kuna kätt ei julge väga panna sinna, kus tal hambad on, et siis grilltangidega sai võetud selle koti otsast, võtsin kinni ja siis ta suure ehmatusega tõmbas juba pea ise välja, kott jäi ju sinna, kus ta oli. Sa lähenesid talle grilltangidega ja sa ei pannud seda grilli peale. Ma ei pannud teda grilli peale, jah. See oli juba teise päeva hommik, et grill oli jahtunud juba. Aga siis ta ikkagi ehmatas nii ära, et ta põgenes lähima põõsa alla ja siis istus seal mingi paar tundi. No ta iseenesest koos selle kotiga oli teise põõsa, kadaka põõsas, mis see oli. Poseeris seal väga hästi, see ligi kadakaga. Ja igal sina pildistasid jällegi fotosüüdistus. Ja mul on endal ka need pildid. Seal olid suured ämblikud. Väga paljud, kellel olid kaasas korralikud fotoaparaadid, pildistasid neid ämblikke, need olid ikka siuksed. See on see kõrgu must ilmselt. Nii, küsimused? Kas alkoholi võib kõvasel? Alkohol on kohustuslik, kui sa oled alkoholi. Kui ei ole kohustust, et Taivo võib täista ilma alkoholita tulla. Me ei hammusta teda palju. Kas ma võin ta ilma alkoholita tulla? Ma luban, aga mina ei ole korraldaja. See on see, eks ole. Ja kes ilma alkoholita kohale tuleb, siis Margus võtab niikuinii 3 eest kaasa. Et iseenesest see lause väga ei päde, kes ise ei joo, ei pea tooma. Teised ju joovad. Näiteks Naissaarele võtsin Kristjanile kaasa 15 potti toona. Sest Kristjan leidis, et kuna ta maksab tagasisõidu eest, siis võiks keegi ka veel midagi maksma. Selgus, et see oli mina. Et ei, saartel oli mõnus käia, et tavaliselt on tuul ei ole nii suur kui seal Pedassaarel, aga Pedassaarel oli ka õhtul alles suur tuul. Ei, aga Pedassaarel oli jube küll, kõikidest saartest oli kõige ilmem. Seal oli kõige nõrgem saun, et selle saun ei läingi korralikult soojaks. Et see põhimõtteliselt selle tuul käis sisse ja välja. Aga vähemalt Osmussaarel me üritasime mahtad ikka kirikusse saada. Sõitsime kirikust mööda, aga ta peatis ikka minema sisse. Oleks ta süttinud poole tee peal, et siis on kirikusse sisenenud. Prangis ma kahjuks just käisin kirikus, et on vead parandatud. Igal pool ei ole rääkida, et aga tegelikult on aega veel palju, jah? Räägi nüüd sina. Pildid räägivad enda eest. Ja kui siin rahvas lubab, siis me võime pilte siin. Ja lased pildid olla, et ongi siuksed. Kellel tekib küsimusi? Jah, eraviisis ma võin rääkida kõike. Mõnikord tõtt, mõnikord vale. Siin makke seestunud makke on küsimus. Miks te seda teete? Ma ei tea. Sa ei saa nii vastata, sa oled esimene, mina olen sina, lihtsalt vastata. Ei, miks me seda teeme? No põhimõtteliselt esimene kord oli, et nagu ma ütlesin, et rahval oli liiga palju.
teinekord oli see Koronts oli just lõppenud, jälle raha oli liiga palju. Kolmas kord oli juba traditsioon. Ja tegelikult see seltskond, kes seal koos käib, on päris, just nimelt, päris halb. No põhimõtteliselt on Eskoni järgne nii-öelda pingete maandamine. Sest iga kord on ikkagi peale Eskoni olnud. Kui te aru saate, siis me põeme seda Estkonni vähemalt 6 aega. No meil oli ka 2, sest esimesed 3 olid ikkagi septembris. Ja me areneme, nüüd me põeme ainult 6 aega. Nagu mina mul neil selle kohta öelda, et kui sul sellised sõbrad, siis ei ole lihaväega see tuleb. Jah, no ühesõnaga ma parem valgi vaenlasi. Mis on lemmiksaar olnud? Ausalt, kõik saared on tükkud omamoodi. No kõige lemmik on ikkagi see Aksisaar ikkagi selle lihade lammastega. Ja sinna enam ei lasta. Jah, see on nüüd looduskaitseala. Ta on kinniseks kulutatud. Maakrid on sõi saab lõgi ära. Nad tahtsid mind süüa, aga kuna mul oli õllepudel käes, siis nad kartsid, et nad jäävad alkoholikuks. See päästsid mind. Tegelikult tekib küsimus, mida jäetakse rääkimata. Ulmikud käisid lihasööjate lambastega saarel ja räägivad, et enam sinna ei lasta. Kas seal on need lambad üldse veel tegelikult? Lambad on, aga nad söövad kõik ära, kes sinna ette jäävad. Nad on täidetud lambad. Nad olid täitmata saanud. See oligi. Aksisaar oli niisugune pisikene saar, et põhimõtteliselt mingi 2 tunniga tegi tiiru ära. Ja lähim pood oli seal 16 kilomeetrit eemal Prangli saare peal. Et ta on põhimõtteliselt Prangli kõrval. Aga jah, kuna seal mingid hakkasid meil ehitama maju, siis mingi Viimsi, ta kuulub Viimsi alla, nagu Prangligi. Saatis mingid ametnikud peale ja ütles, et ei, see maja tuleb maha võtta ja kedagi enam sisse ei lasta. Ja võib-olla sa korra saad oma purjekaga või korra seal sadamas peatuda, häda ära teha ja edasi minekut. See maja ehitati vist lammaste varjupaiga nime all. No, seal nad õpetati välja. Päris nii ei olnud. No, enam-vähem. Mis on pildil, nagu juba mitmestki juhtus? See on Pedassaare. Osmussaare. Või Osmussaare. Jah, Osmussaare on see. Seal viidi meid ühte punkrisse. See on suurtükipatalei. Jah. Seal on need miini või laadu seal. Jah. Kergelt koostöös. Ja väga pime tegelikult. Ei, seal oli pime. See on täiesti kott pime oli seal. Seal me magasime. No nüüd te näete, eks ole, miks me seal käime, eks ole, seal saarte peal, et seal saab eksklusiivselt söömida. No iga saarel on midagi omapärast, nagu ei ole 2 saart, mis oleks ühtemoodi. Ja see oli valus. See oli see punker, kus oli see miini välja lasti. See suur tükijoon oli pealt ära koristada. No, kas kalli taheti? Ja päris huvitav on tegelikult ka veel keeleliselt on see natuke nagu, mida Rootsi poole, seal rohkem on see keele sõnastus, mida kohalikud kasutavad, on nagu Rootsi poole ja Pranglil ja seal on nagu juba neid soomekeelseid sõnu rohkem kui sees, mida kohalikud kasutavad. Siis meil oli see kohalik giid laulis meile pika laulu ka, aga kahjuks ma ei saanud seda pulga peale panna, sest Moonil ikka. Mohnil ma jätkingi. Ei, see Võttisin Mohnil. Vabandus, ma vähemalt mõtlesin. Sa ütlesid ka Mohnil? Jah, ma mõtlesin ka. Et on mingi kärbes. Aga selle laulu ma ei ole. Laul on eelmise vendi lehel on üleval, seal tõesti lauldakse. Eestil on veel piisab palju saari. Ma tean. Eestis on üle 1000 saare kuhu minna. 1500 lihtsalt. No Saarjärvel on ka 3 saart sees, võime neid külastada. Ja no Saaremaale, mis me ikka sinna läheme, see on suur tükk maal. See oli ka giid ja omanik. No, või elamissaar. See on mingi sarkaal ehitis. Osmussaare kirik. Sealt on igaks ei vaadanud ka seda. Seda ma isegi ei vaadanud. No isegi Vormsel on ka juba ega Vormsel peapäevaga läbi ei käi. Et sellised saared meil on, sellised plaanid on. Ja sellega minu poolt kõik.